hommikust, imelised inimesed! Ma tahaksin täna rääkida süütundest. Meile on õpetatud väiksena juba selliseid lauseid, et kui sa juba kord midagi otsustad, siis ka nii peab tegema. Alt ei tohi ära hüpata. See on teise inimese justkui reetmine, petmine ja see ei ole õige. Ja terve elu tunnemegi justkui süüd teiste inimeste ees, kellele me oleme siis nagu pettumust valmistanud. Täna hommikul oli üks selline seik, kus eelmisel päeval minu üks lähedane inimene oli lubanud ära selle, et ta läheb täna kuskile. Aga täna hommikul oli tal tunne, et ta on ümber otsustanud ja ta ei taha minna. Mis peale see teine inimene solvus ja ta saatis justkui negatiivselt selliseid lauseid, sa ju lubasid. Alt ei tohi ära hüpata ja niimoodi ei tehta. Ehk siis ta tekitas meeletult süütunde selles inimesest, kes oli ümber otsustanud. Tegelikult, et meil on alati õigus otsustada enda südame järgi. Me võime kas või 5 minutit otsustada enne mingit sündmust, et ei, see ei ole ikkagi minu jaoks. Ma ikkagi ei taha sinna minna, ma ikkagi ei soovi ja ma otsustan ümber. Meil ei ole antud see sisemine tunne, südametunne niisama. Ja kui nüüd otsustada näiteks ümber, siis see on meie vaba valik. Meil on täiesti vaba valik otsustada ümber, ringi mõelda, teha uusi plaane, lähtuvalt sellest, mida meie süda parasjagu ütleb. Meid on õpetatud sellistes olukordades, et ümbermõtlemine ei ole õige. Kui sa juba kord otsustad, siis sa pead nii tegema, sa pead lubadust pidama, sest muidu sa petad, reedad, kui me teeme kogu aeg seda, mida teised inimesed paluvad. Isegi kui me tegelikult mõtleme ümber, siis mis juhtub? Kuna meis on tekitatud juba maast madalast selline süütunne, et me ei või reeta, me ei või ümber otsustada, me ei või uuesti ringi mõelda, siis iga kord tekib meis meeletu süütunne, et me tegime jälle midagi valesti. Me käitusime valesti ja automaatselt ka teine pool on ära õppinud reaktsiooni. Et kui meie teeme plaani ja teine inimene justkui siis alt ära hüppab, siis me peame olema solvunud, me peame näitama pahameelt välja ja me peame teda vähendama, näidates talle läbi sõnade, läbi emotsiooni, et ta tegi midagi valesti. Ja ta peab tundma süüd. Ehk siis me 2 inimest on õpetatud sellist programmi mängima, et meie tunneksime süüd selle ees, kui me otsustame ümber, ja teine inimene peab siis panema meid süüd tundma, et me otsustasime ümber. Tegelikult me ei ole mitte kellegi külge aheldatud sangpommiga, et me peame tegema täpselt nii, nagu teine inimene ootab. Jah, ta ootas, ma lubasin talle midagi ja mul on õigus ümber otsustada, mul on õigus teha plaane ümber, lähtuvalt sellest, mida minu sisemine juhatus ütleb. Kui ma järgmisel päeval tunnen, et ei, see üritus või see koht ei ole ikkagi minu jaoks, siis mul on õigus teha suu lahti ja öelda, mida ma tunnen ja mida ma mõtlen. Sest kui meid maast madalast õpetatakse minema selle järgi, mida teised ütlevad, isegi kui me otsustame ringi, siis me suurena ei julgegi teha suud lahti, siis see suretab maha sellise aususe, eheduse ja julguse öelda seda, mida me tegelikult südames soovime. Kui aastast aastasse elada niiviisi, et me ei tee suud lahti, me ei julge otsustada ümber ja kui me elame terve elu niiviisi, et me Jumala eest ei tohiks teistele inimestele pettumust valmistada, siis meisse tekib meeletu süütunde energia. Ja süütunne on tegelikult üks madalaima sagedusega energia, milles olla. Ma olen terve elu elanud süütunde energias, tundnud süüd, et ma valmistan teistele inimestele pettumust, ma ei vasta nende ootustele, just nimelt ma ei vasta nende ootustele. Kui nemad midagi paluvad, ma pean tegema, sest muidu nad ei arva minust hästi ja ma pahandan neid. Ma terve elu elasin niiviisi, kandes endas meeletut süütunnet. Täna ma olen sellises kohas, kus ma saan aru, et
teiste inimeste emotsioon ja reageering ei ole absoluutselt minuga pistmist, sellel ei ole mitte mingisugust pistmist minuga. Iga inimese emotsioon ja reageering on tema enda asi, tema enda hallata ja tema enda vastutada. Ehk siis, kui mina mõtlen ümber viimasel minutil ja olen iseendaga kontaktis ja tunnen, et see ei ole ikkagi minu jaoks, ma ütlen ja teen suu lahti, siis see, kuidas teine inimene reageerib, see ei ole minu vastutada, see ei ole minu vastutada. Mina saan teha otsuseid ainult lähtuvalt enda sisetundest. Ja kui ma teen lähtuvalt enda sisetundest otsuse, ükskõik milline see ei ole, siis minu töö on tehtud. Mina saan olla kooskõlas ainult iseendaga. Ma ei saa meeldida kõikidele inimestele siin maamuna peal. Iga päev meil on uued tunded, kogemused, tunnetused. Ükski päev ei ole sarnane eelmisele. Meil on õigus ringi otsustada, ümber mõelda. Näiteks, kui on pulmapäev, aasta aega tagasi panite kuupäeva kirja, lõpuks ometi on saabunud see päev ja sa hommikul ärkad üles, tunned, midagi seest kraabib. Ma ei tunne enam seda sama tunnet, mida ma tundsin aasta aega tagasi. Siis kas on õigus otsustada ümber sellel samal hommikul? Jah, on õigus otsustada ümber sellel samal hommikul. Maailma parim asi, mida sa enda jaoks teha saad, on olla enda vastu meeletult aus ja seda teistele öelda, et tead, ma ei tunne seda enam. Ma ei ole julgenud öelda, aga ma täna ütlen, et ma ei tunne seda nii. Ja on 2 varianti. Kas öelda ja olla aus ja tühistada sellel samal hommikul ära ja tunda, et ma olin iseendaga tõene, ma tegin seda lähtuvalt enda sisetundest. Või teine variant on see, et ma pigistan silma kinni, ma mängin kaasa, sest muidu teine inimene solvub. Ja mis juhtub minuga? Minu sees on meeletu süütunne ja selline ängistav tunne, et esiteks inimene hakkab teesklema head nägu halva mängu juures. Ta võtab sellise kuvandi, et okei, ma ei taha teda pahandada, aga sisimas tal endal kraabib, tal on meeletu süütunne, ta ei ole aus enda vastu ja tegelikult ei ole ta aus ka teiste inimeste vastu. Ja ta mängib seda mängu kaasa. Ja see ei ole ehe, see ei ole aus, see on võlts. Ja siis nädal aega hiljem ta ütleb, et kuuled, ma tegelikult ei tahtnud. Ehk siis, kui sa ei ole aus õigel hetkel, siis sa tegelikult ei ole aus enda vastu, sa ei ole aus teiste vastu ja sa petad kõiki inimesi, kaasa arvatud iseennast. Ja selline süütunne aastast aastasse, kui me tunneme süüd selle ees, et me ei ole teiste jaoks piisavad ja me oleme midagi justkui teinud valesti, see ei ole õige. Selline muster tuleb ära lõpetada, see on mingi vana aja muster. See ei ole okei, see ei ole okei. Mitte kellegi teise emotsioon ei ole meie vastutada, me saame vastutada ainult iseenda tunnete eest, olles enda tunnetega võimalikult ehedalt ja täpselt kontaktis. Otsustada ümber kas või 5 minutit enne, see on okei. Oluline on olla iseendaga kontaktis. Ja samamoodi, kui keegi ümber mõtleb ja justkui meile pettumuse valmistab, siis tuleb aru saada, et kas see on okei. Me ei saa solvuda, me ei saa hakata tekitama teises inimestes süüd, et näed, sa ei tulnud ja ma ei räägi sinuga nädal aega. See on ka üks muster, mida tehakse ja mida meile on õpetatud, et kui me solvume teise inimese peale, siis me vaikime, ei räägi nädal aega ja mängime siis solvunukest, et ta jumala eest tunneks seda süütunnet. Süütunne on väga ohtlik ja väga madala sagedusega energia. Ma ei soovita seda mängu mitte kellelegi. Palun olge enda vastu ausad ja ehedad ja võtke vastutus oma tunnete eest. Selline jagamine tahtis täna siia tulla. Ja imeilusat päeva sulle ja eheduse, ausa minani. Tšau.